Refi Plus on teinud täiesti uue töökoja, mis on siis, ütleme nii, et võrreldes varasemate, kui oled harjunud sikuste telkidega ja kõledate garaažidega, siis hoopis teine tase. See on meie 5. töökoda juba. Oleme kõikides töökodades hoidnud sükest taset, aga see on nüüd avatud ja suur ja avar, et see on hoopis teistmoodi kui konkurendid on. Ja. Siin tuled sisse on hoopis, ei teagi, kuhu oled sattunud, et ühesõnaga tunne on hoopis soojem, vastuvõtlikum ja ütleme esinduslikum. No koroona ajal on see hea, sellepärast, et inimesed ei pea üksteise otsas olema, siin on ruumi kõigi jaoks ja ma arvan, et see müüb hästi. Millal te selle esindused avasite? Selle avasime alles esmaspäeval. Nagu sa näed, on siin mõned asjad veel poolikult tegemata, aga iga asjaga läheb natuke aega. Aga ma arvan, et kui hooaeg ette läheb, on see väga vägev töökoda. Rääkides rehvidest, siis on jälle see käes see aeg, kus peab hakkama kohustuslikult nüüd vahetama. Enamasti inimesed ikka ootavad nagu viimase hetkeni, et sõidavad selle viimase triibuga pealt ära, et siis saaks vanad rehvid nagu ära visata ja panna võimalikult hilja need talvekad alla. Aga kuidas te arvate, millal peaks tegelikult hakkama mõtlema vahetuse peale? Lamellrefi mehed võiksid hakata tegelikult juba, ma arvan, lähinädalat see tegema kindlasti. Endal plaanis on, ma arvan, juba siin alla 10 kraadi juba alla panna rehvid, et õhtut tegelikult väga ootamatult jahetavaks minna. Samas on ka see, et puulehed langevad maha ja samamoodi teed muutuvad libedaks. Eriti veel maakohtades, kus kohas on mõnusad metsaalused ja ilus sõita, aga libe on. Naastrefi omanikud saavad alates 15. oktoobrist rehvi hakata alla panema, aga kas on alati mõistlik, ega see vaatab ikkagi, tuleb vaadata ilma teada, mis ta teeb. Aga kindlasti tasu viimase hetkel jätta neid asju, sest järjekorrad lähevad pikaks. Küsime selle vana ja läbi aastate küsimusega ära, et kumba siis vaadates eriti viimaseid talvi ja mõeldes selle peale, et kumba siis ikkagi nüüd eelistada, kas lamelli või naastu? Kuule, ma olen ise nagu mitu aastat juba mõeldud selle peale. Eelmine aasta ja üle-eelmine aasta ma sõitsin lamellrefiga, aga see aasta ma teen sükse harukordse triki ja ma panen talle lamellrefi alla. Plaanis on siis detsembris vahetada lamellref naastrefi vastu ja uuesti siis võib-olla märtsi lõpus lamellref alla panna ja uuesti ümber vahetada. See nüüd, kui astuda sisse, siis see on see osa, mida klient näeb, kui tuleb sisse rehve vahetama või ostma, aga kus siis töö käib? Töö käib meil maja taga autokeskuses, kus kohas on päris mitu tõstukit, refivahetuskohti on 4, sildade reguleerimine, tuleb automaatkastide hooldus ja kõik muu vajalik. Käies seal taga töökohas ringi, siis, mis on veel oluliselt suurem kui siin ees, siis tundub, et siin on ka muid asju peale refivahetuse veel kõvasti tegemisel. Tegelikult tänaseks me arvame, et me oleme Eestis kõige suurema võimekusega refivahetajad, aga lisaks sellele Refi Plussi teetakse muidugi hästi tugevalt tubli refivahetajana. On meil väga tugev plaan ja töötame igapäevase nimel, et me tahame olla ka Eesti tugevamad autohooldajad. Ja nagu te töökojas nägite, siis samamoodi me keskendume päris palju hooldusele, sillatöödele, kasutame kõikides oma keskustes Shell kvaliteetset õli ja kõik meie töökoja meistrid on väga professionaalsed ka autohoolduse ja nii-öelda nõustamisega. Tulesin on kõige lihtsamalt, et tuled vahetad rehvid ära, aga samas juba võid lasta ka autole vaadata ja vahetada õli ja muud asjad ära. Oota, nii ka päris asi ei käi, et refivahetusega ühes käes või kokku käib tegelikult sildade reguleerimine. Sildasi peaks reguleerima vähemalt korda aastas, soovitavalt 2 korda aastas, see on hea teha koos refivahetusega. Aga autohooldus käib ikkagi intervalliga ja seda ongi meie meistritele tasub alati juurde mainida, et millal küsida, millal on õige aeg õlivahetust teha, nad vaatavad ära, annavad teile nõu, annavad konsultatsiooni ja kui ajal peab kokku õlivahetuseks aja.